Tere, mina olen Helena Haller ja vaipa sätib siia Evelin Värk. Meie oleme Eesti Vabaõhumuuseumist ja tutvustame sellist algatust nagu Kooend ajalukku. Eesti Vabaõhumuuseumil täitus mais 2017 60 aastat asutamisest. Me soovisime sel puhul teha midagi erilist ja meeldejäävat, mis samas suurendaks ka meie külastajate arvu. Meie esmaseks sihtrühmaks sai valitud lastega pered üle Eesti, kuid teisene sihtrühm sai määratletud väga laialt. Kõik eestimaalased, olenemata east ja rahvusest. Tänavu tähistab Eesti Vabariik oma 100. juubelit ja sel puhul on kõigil huvilistel võimalik teha riigile kingitusi. Kui me koos agentuuriga Ad Angels erinevaid ideid kogusime ja kaalusime, sündis mõte see suurepärane kingituste tegemise võimalus ära kasutada ja teha üheskoos Eestile üks kingitus, mis ühendaks kõiki, kes soovivad sellesse panustada. Selleks kingituseks sai kududa koos Eesti rahvaga 100 meetrit kaltsuvaipa. Kohe idee tekkides kutsusime appi tekstiilikunstnikud Anu Raud ja Ene Pars ja nemad jäid kogu vaibakudumise perioodi jooksul meile nõu ja jõuga väga palju abiks. Vaibamuster sai seatud nii, et selles on oma värvide ja triibu kombinatsioonidega esindatud Eesti ajaloolised kihelkonnad. Kihelkondade vahelt sai jooksma pandud väike sinimustvalge triip, et hoida meeles, mis puhul me seda vaipa koome. Kohe kavandamisjärgus sai selgeks, et ühte 100-meetrist vaibarulli kangastelgedel kududa pole lihtsalt võimalik. Nii arvutati välja, et 100 meetri jaoks on meil vaja kududa 25-meetrist vaipa. Meilt on väga palju küsitud, et kas me lõpuks, kui kõik need vaibad valmis on, näiteks õmbleme need kokku üheks tervikuks, aga praktilistel kaalutlustel me seda ei tee. Nagu ütles ka Anu Raud, kuidas tõsta või kloppida ühte 100-meetrist vaipa. Algatusele andis kohe algusest kaalu juurde kokkuleppe presidendi kantseleiga, et kui me selle 100 meetrit ükskord valmis saame, siis me kingime selle vaiba neile. Vabaõhumuuseumi kolukõrtsi said üles seatud kangasteljed, valmis pandud kudumismaterjal, mustrikirjeldus ja juhendid. Kudumine algas pressiüritusega 11. aprillil. Meil oli väga hea meel näha, et huvi 100-meetrise vaiba kudumise vastu oli kohe algusest peale väga suur ja leidis kajastust ka kõigis peamistes meediaväljaannetes. Me nägime aga õige pea, et väga paljud neist huvilistest, kes tulid muuseumisse ja soovisid oma ridu juubelivaiba sisse kududa, ei olnud varem kangastelgedel kudumisega üldse kokku puutunud. Ja sellisel juhul on väga keerukas hakata kirjaliku juhendi järgi kuduma. Nii me hakkasime appi otsima vabatahtlikke juhendajaid. Ja tänaseks võib öelda, et vabatahtlikest juhendajatest on 100 meetri kudumiseks olnud hindamatu abi. Pea iga päev oli keegi kangastelgede juures, kes külastajaid juhendas ja samuti mustril silma peal hoidis. Kõik, kes oma read vaiba sisse kudusid, said ka oma nimed kirja panna, nii külaliste raamatusse kui mustriplakatitele vastava kihelkonna juurde. Meil olid väljas ka ametlikud hashtagid ja neist sai alguse vaiba nii-öelda iseeneslik turundus. Inimestele väga meeldis endast kangastelgede taga pilte teha ja neid sõpradega sotsiaalmeedias jagada. Aprillis ja mais toetas algatust reklaamikampaania, mille käigus kutsusid kuduma raadioreklaamid, videod LED-ekraanidel erinevates Eesti linnades, online-reklaam, info kodulehel ja Facebookis ning erinevad saated nii raadios kui teles. Ja siin peaks nüüd olema, ja on üks video.
Tänaseks on 100 meetrit kaltsuvaipa valmis. 100 meetri kudumine kestis 8 kuud. Meil oli plaanis kududa vaipa jaanuari lõpuni, kuid suure huvi tõttu sai see valmis juba detsembri alguses. Ajalukku kudus ennast 6860 inimest. Nende seas oli ka lisaks eestimaalastele omajagu väliskülalisi. Meil on hea meel, et kudumas käidi lisaks peredele ka meeskonniti. Osales 40 vabatahtlikku juhendajat ja oma read juubelivaipa kudus ka president Kersti Kaljulaid. Kui me 100-meetrise vaiba kudumist alustasime, ei olnud meil ettekujutust, kui suureks see algatus tegelikult kasvab ja kui olulise osa EV100 kingituste kampaaniast see hakkab moodustama. Meil oli väga põnev näha, kuidas vaip hakkas mingil hetkel elama justkui omaette elu, kui meie poole pöörduti erinevatest projektidest ja uuriti, kas nad võiksid vaipa seal kuidagi kasutada. Mõistagi on meil hea meel, et saavutasime ka külastajate arvu kasvu, seda nii aktiivse kampaania kuude ajal kui ka kogu aasta lõikes, võrreldes 2016. aastaga. Edasi on meil plaanis vähemalt 2 vaibanäitust, kus 100 meetrit koos kudujate nimede, video ja fotomaterjali ning mustrikavanditega on väljas. Esimene neist saab üles Vabaõhumuuseumisse 3 nädalaks alates jaanuari lõpust ja edasi rändab näitus sealt Pärnu kontserdimajja. Vaiba pidulik üleandmine Vabariigi Presidendi Kantseleile toimub 23. veebruaril Pärnus. Tänan siinkohal kogu meie väga suurt meeskonda, kes seda vaiba algatust aitasid läbi viia. Ja ma lisan juurde, et kuna me 100 meetrit ei saanud kaasa võtta, siis me võtsime ühe sellise väikse näidise. No kahju, see turunduslikult oleks ikkagi olnud tore, kui oleks ikkagi 100. Aitäh täpselt aja kinnipidamise eest ka. Kes oli kõige kuulsam välismaalane, kes vaipa kudus? Välismaalane? Jah, võib-olla ei olnudki, jah. Väga huvitav küsimus. Meil oli küll kuulsaid eestlaseid. Nojah, ma juba nägin, et president kudus, ma ei ole seda mõtet küsida. Võib-olla on huvitav hoopis see, et välismaalastest käidi kudumas ka nii kaugetest riikidest nagu Malaisia ja Hongkong. Ja ilmselt nad ei olnud kunagi varem vaipa kudunud. Tõenäoliselt mitte. Väga oluline algatus mitmel eesmärgil. Aitäh!